Hea kaaskannataja, magamistoa muusik. Järgnev videosari võiks sulle sobida või huvi pakkuda, kui sa alles alustad pillimängu õppimist, laulmist, oled mõelnud oma lugude kirjapaneku ja salvestamise peale. See on minu muusikaline köök. Laulu loomisel näib inspiratsiooniallikaks sobivad kõik. Suvaline kuuldud laulujupp, jämmimine bändikaaslastega, luhtunud armusuhe või loetud ajaleheartikkel. Asjatundjad ütlevad, et vaimu ajab metsikuks pigem enda liigutamine, kui toas 4 seina vahel istumine. Kirjanik Valdur Mikita arvates soodustavad loomingulisust metsas jalutamine, mõni korduva iseloomuga tegevus, näiteks puude lõhkumine, aga ka liikumine ratta, bussi või muu sõiduvahendiga. Parim aeg ideede sünniks on kindlasti individuaalne, aga minu jaoks on selleks ajaks hommik. Pea on siis puhanud ja liigsetest mõtetest tühi. Eelmise päeva, õhtu ja öö sündmused on saanud aju tagasopis rahulikult settida. Uus viis hakkab peas kumisema sageli just hommikukohvi kõrval. Omamoodi huvitav teema on see, kuidas kuulatud muusika meid on mõjutanud ja kui palju me noorusaja lemmikutest kinni hoiame. Kui võrdlen ennast vana hea pinginaabri Tanel Bergmanniga, siis saab välja tuua, et oleme muusikalise algõppe poolest sarnase taustaga. Kuulanud kooli ajal erinevat, aga mingitel perioodidel ka sarnast muusikat. Igal juhul oleme liikunud tänaseks mõlemad pigem kergema muusika suunas. Võib-olla tuleneb see asjaolust, et 90ndate alguses, kui tantsusaale vallutas Eurodance, ei olnud raske rock ja klassikaline muusika Vändra noorte seas piisavalt au sees. On loomulik, et tipud muusikas inspireerivad meid kõige rohkem. Nii on küllap igas suurlinnas 10 noormehi, kes harjutavad kitarri Jimi Hendrixi või Kurt Cobaini eeskujul. Kindlaim tee kuulsusele näeb olevat laulda samamoodi nagu Billie Eilish, Ed Sheeran või Dua Lipa. Massist eristuvad siiski need artistid, kes sajavad kangakaelselt oma rida, teevad muusikat puhtalt enda ande pealt. Vaiko Eplik, Mari Jürjens ja Eik on mõned sellised näited Eestist. Kaverite esitamisse võib suhtuda mitmeti, aga päris kindlasti on neil noore muusiku arengus oluline roll. Kaverdamine sunnib süvenema heade lugude ülesehitusse ja pakub naudingut nende esitamisest. Kuna muusikaga tegelemine inspireerib, oleme kaverdamisega loonud hea aluse oma loomingu tekkeks. Kaveri puhul võib minna imiteerimise teed, aga tulemus on minu arvates huvitavam, kui laulus on tehtud mingi muutus,
See võib puudutada laulmismaneeri, loo sõnu, tempot või kasutatavaid instrumente. Uue süntesaatori puhul on alati põnev uurida, milliseid vanadest lugudest tuttavaid sounde sealt on võimalik välja võluda. Lisan siia oma esimese muusikasoovituse, mis seostub just coverite tegemisega. YouTube'i kasutaja TX5 on pühendunud syndipopi lugudele. Tema eriliseks lemmikuks on Depeche Mode. Teine kaverdaja Espen Kraft demonstreerib oma videotes muljetavaldavat süntesaatorite valikut ja taas loob nende abil vanu 80ndate hitlugusid. Kodus muusika tegemisel ja salvestamisel võib olla ka kindel eesmärk, näiteks arenemine teatud tasemele pillimängus, mis võimaldaks liituda tulevikus mõne bändiga. Oma videoklippidele originaalse taustamuusika loomine või kaugemas perspektiivis ka oma lugudega soloplaadi avaldamine. Üksiküritaja ja bändiliikme loomingulises tegevuses saab välja tuua mõningaid erinevusi. Bänd sobib sotsiaalsele inimesele, kes naudib aktiivset ideede vahetust ja saab hakkama kindlatel päevadel proovis käimisega. Soloartistil on rohkem loomingulist vabadust. Ta planeerib oma aega ise, kuid samas võib kergemini kaotada motivatsiooni harjutada või takerduda tehnilistesse probleemidesse. Soloartisti live esinemine võib sõltuvalt muusikastiilist olla erinev. Üksi esinev bluusi või folklaulja peab reeglina oskama mõnd pilli mängida. Ta vajab esinemiseks suhteliselt vähe tehnilist tuge ja tema publik on sageli väikesearvuline. Räppari või EDM-artisti lood on enamasti eelprodutseeritud. Kohapeal muusikainstrumente ei mängita. Laval on palju keerulist tehnikat ja abijõudu ning publiku arvud on enamasti suured. Milliste rõõmude ja muredega puutub kokku üksi esinev laulja ja laulukirjutaja? Seda soovitan vaadata Mary Spenderi YouTube'i kanalit. Nii on siis lood erinevate ideedega. Järgmisel korral vaatame, kuidas sünnib laulu tekst.